Head sõbrad, on üks ilus ütlemine, et inimene mõtleb, aga Jumal juhib. Veel paar kuud tagasi olin ma üsna kindel, et täna toimetan Alpila kirikus leerilaste õnnistamise ja tunnen rõõmu taas üle pika aja teie keskel olemisest, aga võta näpust, inimene küll mõtles, kuid Jumal otsustas siiski teisiti. Viimasel ajal on tõenäoliselt väga paljud inimesed mõtisklenud selle üle, kas Jumal on tõesti olnud ka kogu maailma haaranud koroonaviirusest põhjustatud pandeemia taga. Ega me sellele küsimusele päris adekvaatset vastust vist kunagi ei saa, sest me inimestena saame kuigivõrd juhtida ja suunata ainult oma elu ja tegemisi, mitte kunagi aga kontrollida Jumala tegusid ega kuidagimoodi ka tema tahtmisse sekkuda. Või siiski, me saame kindlasti teha midagi, mida paljud inimesed ei suuda ega mõista. Ja see on ka tänase 6. ülestõusmisaja pühapäeva ladinakeelses nimetuses olemas rogate, tõlkes palvetage. Öeldakse, et palve on selline salarelv või salavõti, mis ka kõige kinnisemad kohad suudab meie jaoks avada. Me teame, et palve kuulub kristlaseks olemise juurde umbes samamoodi nagu hingamine iga inimese ellu. Mitte keegi meist ei suudaks ilma hingamiseta kuigi kaua elus püsida. Ilma palveta võivad inimesed küll elada ja isegi päris hästi hakkama saada. Aga ainus oht on see, et me kipume siis, kui meie plaanid õnnestuvad ja kui kõik näib ülesmäge minevat, me kipume tundma ennast selles maailmas kõige väeliste valitsejate ja peremeestena, kellel ei olegi vaja arvestada teistega, isegi mitte Jumalaga. Üks meie Eesti tunnustatumaid kirikuõpetajaid, teoloogiaprofessor Toomas Paul on öelnud, et palve kui selline rahuldab inimese 3 psühholoogilist vajadust, mis on sarnased kõigil inimestel hoolimata sellest, kas nad on usklikud või mitte, kas neil on isiklik suhe Jumalaga või see puudub. Esiteks, palve aitab meil täpselt sõnastada meid vaevavat probleemi. Ehk siis, kui me otsime abi mingi probleemi lahendamiseks, milleks ju palve tavaliselt ka on, peame selle suutma selgelt sõnastada mitte ainult Jumala jaoks ja võib-olla üldse mitte niivõrd Jumala jaoks, kes meid ja meie probleeme tunneb rohkem kui me ise, vaid ikka iseenda jaoks. Teine, palve annab meile tunda, et me saame oma murekoormat kellegagi jagada ning ei ole selle murekoormaga sugugi enam üksi. Mõnikord on mured nii suured ja väga isiklikku laadi, et me ei saa neid arutada isegi ka mitte kõige oma lähedasemate inimestega. Nad ei pruugi meid mõista. Jumalaga kõnelemise puhul palves aga ei ole kunagi seda muret, et me peaksime ennast kuidagimoodi õigustama, kartes, et muidu ehk ei mõisteta meid. Jeesus ütleb, et teie taevane isa teab, mida te vajate juba enne, kui te oma palves tema poole üldse pöördute. Seega palve on oma elu teadlik usaldamine Jumala kätte, kelle käes meie elu juba nagunii on. Ja kolmandaks, palve on konkreetne samm juba ka lahenduse poole. Me ei pea palvetades otse kui halvatult ootama, millal see või teine raske olukord lõpeb, vaid palves me asume aktiivselt lahendust otsima. Mitte sellist, mida me ise parimaks peame, vaid ennekõike seda, mida Jumal tahab meile anda, ka siis, kui meie ise ei näegi võib-olla üldse mingit lahendust. Aga Jumalal on
see lahendus kindlasti juba ka olemas. Eks palvetamiseks on tegelikult väga palju erinevaid viise ja vorme, ka erinevates religioonides, kuidas suhestutakse endast kõrgema jõuga ja väega. Aga selleks, et üks palve täidaks oma eesmärki, peavad need lähtuma ühest punktist, meie palved. Tahta Jumalat oma ellu. Tänase pühapäeva evangeeliumiks on antud tekst Jeesuse mäejutlusest Mattuse evangeeliumi 5. peatükist, kus Jeesus annab õige palve või õige palvetamise juhisena meile eeskujuks palve, mida me tunneme kõik meie Isa palvena. Lisaks selle algus- ja lõpusõnadele koosneb meie Isa palve 7 lühikesest palveosast, mis kõik mahutavad endasse tegelikult terve teemade kompleksi. Nii et selles lühikeses palves, mida iga ristiinimene tõenäoliselt peast teab ja oskab kaasa lugeda, oleme me kõik, mida me vajame ja ka selle, mida me ei oskagi võib-olla Jumala käest küsida, juba sisse pannud, juba palvesse pannud. Meie Isa palve üks kõnekamaid ja olulisemaid palveosasid on selle 3. palve, mis kõlab nõnda. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. See ongi see, mis viitab otseselt sellele samale, millega ma tänast tervitust teile alustasin, et inimene küll mõtleb ja plaanib ja kavatseb, kuid viimselt juhib kõike siiski Jumal. Ja seda teades ja selles uskudes tohime paluda ühe ilusa ja vana palve sõnadega, mis jääb ka minu tervituseks täna teile. Issand, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma ei saa muuta. Julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ja tarkust nende vahel vahet teha. Seda tarkust soovin, armsad sõbrad, ka kõigile teile. Selleks õnnistagu ja hoidku meid kõik väärine Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Amen.